Tere tulemast kuulama Delfi erisaadet. Mina olen Krister Paris ja teisel pool on minu kaks head kolleegi Herman Kilomees ja Erik Moora. Täna oli siis see päev, kus ükski tallinnane ei saanud küllap jätta tähelepanuta, et linnas viibib meie liitlase Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi. Ehkki tema turvamine, mis kindlasti silma paistis, on mõistetav, et üks suur ja agressiivne riik meie kõrval oleks valmis andma, ei tea mida ilmselt, et ta füüsiliselt likvideerida, siis peame ka mõistma, et selle sama riigiga on Ukraina juba sõjas üle 10 aasta ja neist viimased 5 peaaegu peab juba otseselt mõttes surmaheitlust. Aga head kolleegid, et aeg ja tähelepanu on selles kontekstis 2 asja, mis on ühed väga piiratud ressursid. Öelge palun, et miks üldse Zelenskõi Eestisse tuli, et ta on ju ühes küljest saanud meie käest Eestist, peaaegu kõik, mis meil anda on, et umbes võib-olla 3% SKT-st on läinud Ukraina toetamisele nii sõjalises kui muus plaanis, ehk siis see on olnud de facto meie jaoks vägagi oluline kaitseinvesteering. Aga mis veel, et kas oli äkki põhjus selles, et siis olid siin kohal ka ülejäänud Põhja- ja Baltimaad esindajad? Vastus jah, et see piirkond Põhja-Balti riikide ühendus on olnud Ukraina konkurentsitult nagu kõige järjekindlam, mustavam ja ka kõige suurema toetusega nagu riikide plokk ja loomulikult ta siis tipptasemel nende juhtidega kohtuda soovis. Seda enam, et alles mõne päeva eest käis ta ju ja kohtus Euroopa 3 suurriigi juhiga, see niinimetatud E3 formaadis Londonis ja nüüd ta siis tahtis kohtuda järgmise seltskonnaga, et see oli kindlasti abiks sellele, miks ta või nagu tõukeks, miks ta praegusel ajal just siia tuli ja taustamõte oli ka see, et teha ka ikkagi mingisuguseid praktilisi kokkuleppeid võimalikult nii edasise tegevuse osas, läbirääkimiste ülesehituse osas, kui peaks tekkima mingid rahuläbirääkimised, aga enne kõike just koostöö osas, et kuidas ja mismoodi saab parandada koostööd selleks, et paremini kaitsta Ukrainat, paremini kaitsta Euroopat, rohkem survet panna peale Putinile ja Venemaale ja siis lõpuks ka selleks, et kiirendada ja luua rääkida läbi, kuidas Ukraina lähenemine Euroopa Liidule võiks toimuda senisest tunduvalt kiiremini, kuna nüüd on see võimalust aken Ungari valitsuse vahetamise järel. Jah, ja ajastus on ka, ma arvan, oluline, et mitte ainult see, et kes siin on, vaid miks praegu Erik mainis, et pühapäeval oli see Londoni kohtumine, kus oli Euroopa 3 suurriiki, meil tulevad kohe G7 järgmisel nädalal Prantsusmaal Evianis, tuleb Euroopa Ülemkogu, kus ka näiteks seda sama laienemise teemat arutatakse, tuleb ka NATO tippkohtumine, et kõik võimalik ja 14. juunil toimub siis ka tahtekoalitsiooni tippkohtumine Pariisis, et 6 aega toimub sellist rahvusvahelise Ukraina teemalise poliitika nagu tipphooaega. Aga sai siis Zelenskõi siit Tallinnas pidada tahtis või palju me üldse sellest teame, et ametlikud pressikonverentsid on sellised, mitte just päris klassikalised pressikonverentsid, et kumbki pool luges ette oma jutupunktid, 2 küsimust ja kõik sellised turvalised, mitte midagi ootamatult seal vist tulla ei saanudki. Aga on me mingisugust ettekujutust, et mis siin ikkagi siis päriselt Tallinnas sündis? No seda võib-olla isegi natuke vara lihtsalt öelda, sellepärast, et see pressikonverents praegu, kui me seda saadet salvestame, veel käib ja ootus muidugi on, et positsioone ühtlustati, et kokku lepiti edasist tegevust, edasist plaani ja nii edasi. Ja see saabki käia ainult sellises tihedast tipptaseme koordineerimises, et näiteks lihtne näide on kas või see sama, et läheme sinna nagu selle läbirääkimiste temaatika sisse ja selle üle, kes ja kuidas ja mille üle peaks läbi rääkima Euroopa poolelt siis ka või kuidagi millistel alustel need läbirääkimised võiksid toimuda, siis siin on toimunud ikkagi päris suur nihe, et kui tükk aega on käinud jutt selle ümber, et kes läbi räägib ja kes see isik on ja nii mõnedki tuntud poliitikud, sealhulgas meie lähiriikidest, on ka tahtnud just ennekõike sinna panustada, seal viskus sinna ju ka meie president sellesse ringi mingil hetkel.
siis Eesti positsioon on olnud kogu aeg see, et on teatud kindlad põhimõtted, mingisugused nagu sisuteemad, millest alustades või millest lähtudes me saame teatud punktid, millest lähtudes me saame üldse neid läbirääkimisi pidada ja mis ongi nagu huvitav on see, et need punktid 5 tükki või konkreetselt loeti üles ka selles E7 ehk suurriikide ja Ukraina ühises deklaratsioonis üleeilsest. Ja see näitabki, et Eesti selles osas on nagu oma eesmärgi saavutanud, mis tingimused peavad täidetud olema ja nüüd lihtsalt neid samu põhimõtteid tegelikult täpsustati siin korrati üle ja peabki ütlema, et need ühispöördumised, mis tänasel kohtumisel alla kirjutatakse ja välja antakse, on selles osas ikkagi nagu toonilt hästi nagu selged ja ambitsioonikad, et ehkki selliseid lugedes tihti seda ei näe või ei saa aru, aga seal on ikkagi järjest nagu terve hulk positsioone, mis ei ole sugugi tagatud, et Euroopa riigid niisugustel on. Aga need on väga-väga jõuliselt Ukrainat toetavad, pikaajaliselt toetavad Ukraina ühisavalduses Ukraina saamist kiiresti Euroopa Liitu kõigi 6 läbirääkimisklastri, võib-olla räägime sellest pikemalt pärast, aga avamist korraga, toetavad Ukraina saamist NATOsse, toetavad tahtekoalitsiooni tekkimist ja reaalseid julgeolekugarantiile garantiisid Ukrainale sellest hetkest, kui rahu tekib. Ja ühesõnaga see kõik kokku näitab seda, et on hästi selge arusaamine, kuivõrd läbi põimunud on Euroopa ja meie julgeolek Ukraina omaga. Ma loodan teada saada varsti, et mida just julgeolekugarantiide teemal räägiti, et see on selline teema, millest on olnud nii palju juttu, ilma et sellega seoses viimased pool aastat mingisugust märkimisväärset arengut, arutelu, otsust, ükskõik mida oleks toimunud, nii et eks näis, kas nüüd siin Tallinnas arutatu põhjal võiks järgnevate kuude tippkohtumistel midagi natukene selgemaks saada. Ära väärib märkimist minu arust ka see, et esiteks kõik, millest Erik rääkis, kõik see rahuteema, see on ka minu teadmine sellest, et mis on nagu põhiteema või kõige tähtsam praegult nende liidrite aruteludes, kuigi nad räägivad siin kõik võimalikest asjadest nagu tehisaru ja nii edasi. Nad lähevad siit järgmistele kohtumistele ja Tallinn sattus nagu selliseks tulipunktiks selle nagu tulevaste rahuläbirääkimiste kalibreerimiseks ka seetõttu, et natukene kummalisel kombel Soome president Alexander Stubb tuli ka Tallinnasse rääkima Zelenskiga eraldi, kuigi täpselt samal hommikul mõned tunnid varem toimus kohtumine Soome peaministri Petteri Orpo ja Zelenski vahel. Orpo on siis see, kes ametlikult nagu siin Põhjala-Balti kohtumisel on ja see on siis huvitav eeskätt selles mõttes, et kes nagu mille eest võitleb ja kes millist asja ajab, et Stubb on olnud siis väga häälekalt see, kes räägib sellest, et räägime läbi Putiniga ja et praegult on selleks just väga hea hetk. Jah, et siin on isegi selline nagu väikene intriig, et Stubb on siin nagu sellist kergekujulist nagu segadust külvamas mõnes mõttes või nagu vastuolus väikeses selle tippkohtumise enda lähenemisega ja temaatikaga. See mõttes on väga huvitav isegi vaadata, kui palju on siin selliseid tähtsaid inimesi, kellest oleks muidu tehtud täiesti komete lugusid ja tähelepanu neile pööratud üldse. Aga olete teada, minu meelest pidi ka vist üle videosilla ka siis Prantsusmaa president Emmanuel Macron osalema, kas ta tuli lõpuks sinna üle siis? Jaa, tuli. Mitte vaitide. Tuli ja viibis ka ja selle taust on ka siis loomulikult eks see sama, et need küsimused, millest me juba rääkisime, need on kõik üliolulised kogu Euroopa vaatest, aga spetsiifiline huviga on see osa, mida Herman ka mainis, et mis on siis nii-öelda sellest tehisaru ja tehnoloogiate ja kaitsetehnoloogiate valdkonnas Euroopa siis selline nagu iseseisev vastus või iseseisev nagu võimekus oma julgeolekut ja oma jõudu tagada ja selles osas on see Põhja-Balti piirkond hästi oluline niisugune nagu üksus, sellepärast, et ega väljaspool Ameerika Ühendriike ja Hiinat on maailmas neid punkte, kus on päriselt nagu potentsiaal mingisuguseks iseseisvaks või suveräänseks üldse nagu tehisaru arendamise võimekuseks suhteliselt vähe.
ja selles osas on teatud tehnoloogiad on just selles Põhja-Balti piirkonna riikides väga tugevad. Et alates sellest, et side- ja telekomi tehnoloogiates on näiteks Soome ja Rootsi suured tuntud kompaniid on liidrid ja nende tehnoloogiat vajavad absoluutselt kõik maailma riigid. Ja selle üle, et kuidas seda tehnoloogilist suveräänsust luua ja tagada ja teha seda võimekust ja nii edasi, et see on see fookus, mis eeldatavalt Macroni siia tõi. Nii-öelda see digi julgeolek laias lastus. Räägime natuke ka siis sellest, jah. Ma ütlen nii palju veel Macroni kohta, et see väärib märkimist, et tema on siis need 2 hästi suure tippkohtumise võõrustaja, et G7 ja seesama tahtekoalitsiooni tippkohtumine ja tal on suures plaanis ka, paistab olevat nagu mingisugune plaan, kus need 2 tippkohtumised on nagu mingisugused teetähised, aga mis see plaan täpselt on, see päris selge veel ei ole. Aga räägime siin vahepeal ka ikkagi Euroopa Liidu laienemisest, mis tõesti paistab olevat nüüd uus suur teema, et ka president Alar Karis rõhutas, et Ukraina koht on NATO-s ja Euroopa Liidus. No ma ise arvan küll, et kui küsimus oleks Eesti toetus, siis ta võib-olla juba olekski seal, aga kuivõrd realistlikest eesmärkidest me üldse räägime, et me päris kindlasti pole teps mitte kõik Euroopa Liidu riigid sama entusiastlikud, et Saksamaa on rääkinud mingisugusest, ma ei tea, kvalifitseeritud liikmestaatusest ja mis tasemel me üldse võime praegu mingisugust lootust Ukrainastele anda? Saame alustada sellest, et millised lootusi ilmselt maha võtta, et see, millest Zelenski on rääkinud, et aastal 27 ehk siis poole aasta pärast saada Euroopa Liidus, see ei ole võimalik, see ei ole mitte kunagi olnud võimalik puhtpoliitiliselt isegi mingisugune lepingute muutmise vigur välja mõelda. Ja me räägime siin nagu mingi arvu peatükkide avamisest, mis on ka normaalne protseduur, need ei lähegi kõik kohe lahti. Ja see on nüüd nagu see koht, kus ühest küljest Ukraina saab teekonnale asuda ja need teised riigid ka, aga teisest küljest, kus ka maskid hakkavad langema. See on ka üks asi, mida nagu siin tippkohtumisel ei näe, ka Ukraina laienemise küsimuses on nad suhteliselt ühes paadis, aga nüüd see, et Ungaris Orban langes, see tähendab seda, et Ukraina jaoks tõenäoliselt hakkab tulema vähemalt mõni selline ebameeldiv üllatus, et kes nende liitumise osas sisimas on olnud üsna skeptiline ja tundnud ennast Orbani varjus üsna mugavalt. Jah, aga sellegi poolest, et seda võimaluse akent praegu, mis on Eesti ka väga selgelt öelnud, et meie tahame seda kasutada, nüüd ütleb seda tegelikult ka kogu see Põhja-Balti piirkond, et peaks minema kiiresti ja kohe edasi liikuma, avama need peatükid või olulisemad peatükid kohe, seal on lihtsalt terminoloogiline eripära, siis on see, et selles keeles räägitakse klastritest, et neid on 6, sest et need klastrid omakonda koosnevad 33 peatükist, mille üle siis läbi räägitakse, see on väga see jutt käib siis Euroopa Liidu õiguse ja arengusuundade ja poliitikate ülevõtmisest, ja seni igasugust läbirääkimiste algust blokeeriti enne kõike siis Ungari poolt ja nüüd siis, kui on see võimaluste aken, siis on nagu eesmärk või soov, et võiks ju põhimõtteliselt kõigi 6 klastriga pihta hakata vähemalt. Seal on mõned, mis on teadaolevalt ülirasked, mis võtavad väga kaua aega ja kus puudub igasugune paljudes riikides valmisolek või tahe kiiresti edasi liikuda, nagu ennekõike siis ilmselt põllumajandus ja võib-olla ka isegi ühtekuuluvuspoliitika, mis on siis peamiselt Euroopa Liidu see arengutoetuse abi, et see Ukraina liitumine kahtlemata tähendaks, et väga paljud riigid, kes loodavad sealt veel palju saada, ei saa enam ja siis seetõttu on see toetus tõenäoliselt madalam tunduvalt, aga tegelikult siiski väga palju olulisi peatükke, sealhulgas siis ka välissuhted, kaitse, julgeolek, kaitsepoliitika, turvalisus on kõik sellised, millega võiks ju tunduvalt kiiremini edasi liikuda, sealhulgas ka nende alusväärtustega või aluspõhimõtetega, õiglusega, justiitsreformidega, vabadusega ja nii edasi.
hakata siseturgu juppahaaval nagu kokku leppima ja ka avama ja rakendama ja nii edasi, nii et seal võimalusi on väga palju, aga loomulikult võtab see protsess aastaid ja aastaid. Aga kui praegu pihta ei hakka, siis mõne aasta pärast võib olla, või ma ei teagi, pooleteise aasta pärast võib olla raske neidki avada, mida praegu oleks võimalik. Ja see on ikkagi ka tegelikult kõigi nende riikide jaoks ja ka Ukraina jaoks seal hulgas, ukrainlaste jaoks, enda jaoks ka ikkagi niisuguse nagu pettumuse ja solvumise märgiks, et tehti väga suur asi suure sõja alguses, suuresti jälle meie samas Põhja-Balti riikide sellisel nagu toetusel ja algatusel, et Ukraina kutsuti nendele liitumisläbirääkimimistele, aga siis tekkis selle peale ikkagi pikk mitmeaastane seisak, kui asjad ei liikunud ega ei ole liikunud edasi ja see on ukrainlaste jaoks olnud niisugune, et nad tunnevad ennast nagu reedetuna või petetuna ja et sellepärast oleks ka see läbirääkimiste alustamine ja võimalus neil tõestada, et nad võtavad tõsiselt ja on valmis päriselt pingutama, siis see on nende jaoks oluline. Eks küllap samasuguseid tundeid tunnevad ka mitmed riigid näiteks Balkanil, aga jätame praegu kõrvale, aga sa tõi ka välja selle, et Euroopa Liit tegutseb selliste nagu jooksudega, et vahepeal nagu mingisugune suurem momentum ja siis jälle tardutakse. Vahepeal nüüd oli suur momentum ikkagi see sama, mida ka siis Stubb käis siin võib-olla rääkimas, me ju täpselt ei tea, millest ta rääkis. Ja ikkagi see sama Euroopa Liidu eriesindaja määramine, kes võiks kunagi mis iganes tingimustel rääkida Putiniga ja vahepeal oli juba meedia pealkirjade järgi mulje, et kohe-kohe umbes on inimene paigas ja saadetakse välja Kremlile vähemalt tingimuslik kutse. Aga kus me nagu praegu sellega oleme, et mulle tundub, et mingil määral on vist natuke tõmmatud pidurit. Ma ei tea, mulle just tundub, et Stubb teeb kampaaniat sellesse rolli just praegult, et täna ta tegi seda siin Tallinnas ja ma ei teagi, kas öelda naljaks või mitte, sest et kui üldse proovida spekuleerida, miks ta siin on, kuigi tema peaminister, tema riigi huvid, kõik muud huvid, mille eest Soome, NATO, Euroopa Liit võiks Ukraina puhul seista, on nagu esindatud, kõik need Trumpiga golfamised ja nii edasi, et ta on nagu, ja tunnustust, ta on vaatamata oma riigi suhtelisele väiksusele, sellise autoriteedi omandanud ülejäänud Euroopas, omab nagu mingisugust pädevust ja tundub, et ajab nii Soome kui ka Stubbi asja nagu päris hästi, et kuidas see näiteks Eesti huvidega kooskõlas on, ma tean, et nagu päris kõik inimesed, kes Eesti välispoliitikaga tegelevad, võib-olla nagu nii innukad ei ole, et öelda, et nüüd lähme kohe Putiniga läbi rääkima. Aga kui vaadata, et need avaldused siit samast Põhja-Balti kohtumisest või Londonist on sellised, mis nagu meie varasemaid eeltingimusi läbirääkimistele kuidagi meeles peavad, siis mine tea. Jah, et see ongi olnud Eesti kogu selle välispoliitilise nagu joone või temaatika üks eesmärk ongi see, et saaks teatud põhimõtteliselt nagu lähtealused paika, millelt neid läbirääkimisi siis pidada ja seni tegelikult ei ole märki, et nende üle või nendes raamides oleks näiteks Putin üldse valmis läbi rääkima, mis muudab ka nagu vähe kaalukaks või vähe oluliseks selle isikurolli, mis on rohkem siuke nagu teesklus või kattevari siis, aga nende tingimuste hulgas siis, mida ka näiteks seal E3 Londoni kohtumisel rõhutati ja nüüd ülekorrati on ikka muu hulgas ikkagi see, et Ukrainal peavad tulema tugevad seaduslikult siduvad julgeolekugarantiid, see tuleb luua rahvusvaheline jõud või üksus Ukraina julgeoleku tagamiseks, nii nagu see kokku lepiti või on räägitud käesoleva aasta alguses Pariisis, kui sellest räägiti, on ju see, et mingit territooriumite äraandmisest ei ole lähtealusena juttu, vaid lähtealus on see, et praegune kontaktjoon on see koht ja asi peab üldse algama nagu vaherahuga, reaalse relvarahuga kohe ja et Vene kinnipeetud ressursse ei tehta mitte midagi lahti enne seda, kui on lõplik kokkulepe olemas ja Ukrainal on ka hüvitatud kahjud
sõja poolt tekitatud kahjud ja nii edasi, et need kõik põhimõtted on jõudnud siis mitte ainult siis ka meie Põhja-Balti riikide sellistesse nagu positsioonidesse, vaid see on nüüd ka see, milles juba leppisid kokku siis Prantsusmaa, Saksamaa ja Ühendatud Kuningriik Ukrainaga, et see on see tegelikult olnud selle Eesti positsiooni tuum, et me lähtuksime ikkagi reaalselt sellest niinimetatud õiglasest ja püsiva rahu võimalikkusest. Ja selles kontekstis nagu see arutelu isikute üle või isikute määramise üle või kellegi nagu ette lükkamine on täiesti nagu teisejärguline või isegi eksitav, sellepärast et see mandaat on iseasi ja et see on nagu tähtis, mille üle räägitakse ja kuidas, ja selge on see, et seda peab rääkima kogu Euroopa ühtsel häälel, mitte siis keegi, kes läheb ja püüab õngitseda mingisugust sellist Trumpi stiili, mis arvestab ainult väga väikese osaga sellest. Ja küll, aga räägime siis rühmitustest, et siin on just käinud läbi sama E3, nüüd NB8, siis meie piirkond ja oleme rääkinud sellest, et kuivõrd meie jutupunktid lähevad ühte, aga kas seal ikkagi ei ole ka tunda mingit teatavat sellist nagu muret rivaliteedi ees või selle eest, et seesama see suur kolm väga suurt hakkavad üksteisel, aga hakkavad ka meile näiteks mingisuguseid tingimusi ette seadma. Kuni selleni välja, vaata, kui on olnud juttu, et NATO pärast USA de facto taandumist peab võib-olla hakkama looma ka selliseid regionaalseid blokke, siis üks on selge, et teeme Põhja-Baltimaad ja Ukraina oleks üks julgeolekublokk, aga kas siis see teine, see kolm suurt, Suurbritannia, Saksamaa, Prantsusmaa ei või hakata nagu ajama vastukaaluks oma asja, mis kokkuvõttes muudab sõnumite harmoniseerimise keerukaks? Seal on, ma arvan, küsimus ei ole mitte praegu nagu niivõrd rivaliteedis või ka teistsugustes arusaamades väga tugevalt hetkel, vaid pigem on küsimus selles, et kui nagu selgelt olukorda hinnatakse ja kui kiiresti ollakse valmis tegutsema. Et see on see põhiline niisugune nagu lahutusjoon ja nii kaitsekulutuste, kaitsesüsteemide ülesehituse ja muudes valdkondades on see Põhja-Balti regioon ikkagi ja Ukraina reaalses abistamises on see Põhja-Balti regioon lihtsalt otsustavam. Ja sama otsustavust me eeldaksime kõigilt, nõuame kõigilt, aga teistes Lääne-Euroopas ei ole need teemad lihtsalt ikkagi sama teravana tajutud ja ühiskondlikult ka just mitte ja sellepärast on nende reaktsioon olnud aeglasem, mõnes mõttes ka siin-seal kõikuvam. Ja meie asi on siis neid nagu sikutada enda poole ja või survestada, et see ei oleks võimalik ja just selle jaoks peab olema see Põhja-Balti blokk hästi ühtne. Aga kui sa küsid nüüd seda, et kas võib tekkida nagu üldse mingisugused nagu erileerid või asjad, siis tuleb silmas pidada seda, et need kolm riiki on kõik demokraatlikud riigid, nes kõigis kolmes on võimul valitsused, mis on teravalt ebapopulaarsed, kõik on silmitsi sellega, et nendes riikides võib toimuda võimuvahetus ja sellises olukorras, nagu me oleme näinud, võib toimuda ka päris järsk poliitika muutus, mis näiteks juhtus Ameerikas on ju ja siiamaani ei suuda päriselt mitte keegi selle olukorraga toime tulla. Jah, eks mina jälgin seda, et kui kiiresti ma saan vähemalt mingisugustki aimu ajakirjanikuna inimestele helistades, et mis sellistel E3 kohtumistel või ükskõik mis kohtumistel, kus Eesti ei olnud laua taga, et kui kiiresti meie poliitikud ja diplomaadid siis teavad sellest, mis seal räägiti. Aga veel parem oleks muidugi see, et kui võimalikult palju neid otsuseid tehakse nende laudade taga, kus Eesti on, ehk siis ideaalis Euroopa Liidu laua taga, jah, seal ei ole Ühendkuningriiki, aga seda enam on väga hea, et see Põhjala-Balti formaat on olemas, et see on käima läinud, et Eesti on just sel aastal selle eesistuja ja et selle raames saab teha asju ära. Ei, aga võtame otsad kokku, et mida nüüd konkreetselt Eesti võiks tahta Ukrainast saada. On olnud juttu, et ikkagi sõjaline kohustus, mis ei ole mitte enam ühesuunaline, vaid kahesuunaline. Ukraina esindajad ise, kellega ma olen rääkinud, ütlevad, et aga võtkege, oskege meie droone, et saate endale murdosa hinna eest süvalöögi võimekuse ja kas midagi sellist on nagu ka realistlik hakata arendama? Muidugi olukorras, kus Ukrainal endal läheb ilmselt sõjarelvi ka endale väga palju endal hetkel vaja. Absoluutselt jah, ei ole kindlasti seal, aga mõnes mõttes oleme liikumas sellesse suunda, kus võib-olla meil on
Ukrainalt vaja rohkem sõjalises mõttes kui Ukrainal meilt. Ja see on mõnes mõttes nagu hea märk selle olukorra kohta Ukrainas, ühest küljest sellega, kuidas nad on suutnud kohaneda, ümber ehitada oma relvatootmisvõimekuse ja kogu selle sõjalise tööstuse. Ja see on aga nagu väga oluliseks eeskujuks meile. Aga mida meil sealt saada on? Esiteks siin ongi me juba siin Eestiski ollaksegi arutamas ja kokku leppimas sellist nagu droonide valdkonna lepingut ja see peakski olema mitmesuunaline, sisaldama nii tõrjemeetodeid, tõrjekoostööd praktilist, taolist nagu Ukraina pakub siis seal laheriikides, kus nende eksperdid ja spetsialistid tulevad, aitavad venelaste poolt siia suunatud droone otseselt tõrjuda, aga loomulikult on see ka, võib see sisaldab endas ka nii-öelda nagu, kuidas nüüd öelda, nüüd ründava sõjategevuse võimeid ja kõike muud taolist, et selles osas koostöös on Ukrainal anda ikkagi rohkem kui üldse kellelgi teisel. Mul pole siia suurt tarka lisada peale võib-olla ühe meenutuse, ma käisin mullu 24. veebruaril Kiievis ja seal toimus siis üks üritus, kuhu kaameraid üldse ei lubatud filmida, seal oli Zelenski üldse kogu Euroopa koorekiht, von der Leyen, kõik NB8 liidrid, Kanada peaminister Trudeau toona, Sanchez Hispaaniast ja nii edasi, kõik olid kohal ja Zelenski tegi seal sellise nagu toodete esitluse, kus tal olid taustal mingisugused sellised 3D hologrammekraanid ja see kõik jättis mulje sellest, kuidas vanasti Steve Jobs Apple'i erinevaid tooteid esitles, ainult et Zelenski esitles siis droone, rakette ja kõike muud sellist siis laiemale maailmale müümiseks, et oleks tõesti väga tore, kui Euroopa ja Ukraina üheskoos selle asja käima saaks. Ajaraam on muidugi eraldi teema, sõltub hästi palju poliitilistest otsustest, mille langetamisega ei lähe nii kiiresti kui võiks. Sellise positiivse noodiga on hea lõpetada. Aitäh, Herman Kilomees ja Erik Moora, mina olen Krister Paris. Ja jälle kuulmiseni uutes erisaadetes, kus loodetavasti saame kasutada umbes samasuguseid positiivseid ja pigem nii-öelda Eestile kasulikke arenguid.